Slava, on vaim valmis suureks mänguks? Ja, ma usun küll. Vaatasin siin koondise pausi ajal, viisid mehed ikkagi rasket metsa liivajooksu tegema, läks hästi sellega? Ja, see oli siuke väga põnev vaheldus. Kasutasime ära koondise pausi selleks, et luua siuke selline keskkond, kus on kõva töö ja siis väike puhkus ka, nii et ja vaheldus. Ehk siis Liivamägi kulus meile väga ära ja vastuvõtt meeskond oli ka tore, nii et sellest sai üks väga kihvt treening. Ühtpidi võiks arvata, et see koondise paus võib-olla teie jaoks oli natuke halb, sest teil on päris hea hoog sees, aga samas oli natuke vaja ka sellist hingetõmbe ja tööhetke. No kindlasti, et ma arvan, et see graafik on olnud Premium Liigas ikka suht tihe ja väike siuke puhkuse vaheldus kulub nagu kõikidele ära, kaasa arvatud meie võistkonnale. Nii et ma arvan, et meil on kõik praegu väga hästi. Meeskond on heas seisus, heas vormis, vaim on puhanud, nii et jah, võib-olla vahest on peale koondise pausi mängurütmi tagasi saamine on võib-olla väike siuke probleem, aga ma arvan, et me saame sellega hakkama. Derbimäng võiks olla just selline, kus selle peale nagu väga mõtlema ja muretsema isegi ei pea, et sinna minnakse ju täiega. Jah, et need on need siuksed, ütleme, segavad faktorid, et see ei mõjuta meid üldse, et kas oli koondise paus või mitte, et meeskond on professionaalne ja juba oskab hästi ennast häälestada sellisteks mängudeks. Kui keeruline su jaoks see pool on, et hooaeg on nüüd juba omajagu mängitud, ühe korra olete ka Floraga juba mänginud, et leida midagi, millega neid üllatada võib-olla selles suures mängus? No, praegu ma arvan, et ei olegi vaja midagi leiutada, et me proovime jalgratast uuesti mitte leiutama hakata, et me teeme seda, mida me oleme siiani teinud hästi ja see toimib meie meeskonnas praegu suurepäraselt. Võistkond teab oma ülesandeid, mängijad teavad oma rolle ja hetkeseisuga saame öelda seda, et meie jaoks nagu toimib kõik praegu hästi. Seega me ei muuda selle mängu tarbeks suurt midagi. Loomulikult me oleme vastast vaadanud, analüüsinud, et me oleme leidnud seal enda jaoks mõningad võib-olla väikesed infokillud, võib-olla saame need enda kasuks ära kasutada, aga suures pildis meil on kõik sama, endiselt sama. Kui te võidate, vahe on 12 punkti. Ma tean, nii vara kõik ütlevad tabelisse ei vaadata, aga oluline on see ju ometigi. No kindlasti ma arvan, et nad, ütleme, Flora on siuke lähim konkurent antud hetkel tabeliseisus, et strateegiliselt vaadata, siis ütleme, meil on nendega see kuu 2 korda on vaja kohtuda, lisaks veel Kalju. Seega, lisaks teised Narva ja Nõmme ja United on ja, et kui seal natukene silmad kinni panna ja vaadata taeva poole ja hakata unistama, siis kui see kõik hästi läheb, siis on seis ikka eriti magus on ja. Aga me ei mõtle selle peale, et me saame aru sellest, et mis meil hetkel käsil on, meil on hea võimalus ja võtame ikkagi mängu kaupa. Et see, mis homme tuleb, see tuleb ja selle nimel me hakkame tööd tegema praegu. On sul kõik mehed terved? Maksimilian Skvortsovil oli siin koondise juures vigastustega muresid natukene. Ja, tema puhul on praegu kõik korras, et ma olen väga tänulik, et U21 peatreener, koondise treener ei kaasanud teda treeningprotsessi, sest me andsime seal koondise pausist talle väikest puhkust ja ta on praeguse hetkeseisuga endises vormis tagasi.